Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse hamburit. Siin on lugemine teile nädalaks 12–18 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No esimene kaart on kohe siin mõõkade kuus ja mõõkade kuus räägib sellest, et kui teil eelmine nädal näiteks oli mingi segadus või mingi selline pinev olukord, siis nüüd see laheneb ära. Et tuleb selline rahulik sõudmine uude nädalasse, et võite rahulikult võtta, ei ole enam seda segadust, et see kaotab oma jõu. Siis on mõõdukuse kaart. Tulebki olla mõõdukas oma asjades, et mõõdukas hoiatab meid mitte väga tuline olema hamburid, et mõõdukus räägib mulle seda, et jah, olge mõõdukas, et jaa, kaaluge oma sõnad kui teod kaaluge läbi, enne kui teete või ütlete. Aga siin 3. kaart on müntide paas. Müntide paas tuleb uue ideega või uue vaatenurgaga või võimalusega lisaraha teenida. Et müntid ja baasid üldse on sellised nagu noored õpipoisid, nendel on väga head sellised värsked ideed. Ja see müntide baas võib ka teile siin, see võib tulla kusagilt teie enda pähe mingi selline täiesti nagu uskumatu ideed ja pärast mõtlete, et ma ei saa aru, kuidas ma seda varem ei teadnud, miks ma selle peale ennem ei tulnud, et vot selline mingi mõte tuleb teile. Või siis paneb keegi, ütleb teile midagi, räägib, teeb mingi ettepaneku, pakub teile midagi. Siin on keiser on valitseja. No tema ka on selline tasakaalukas valitseja, et valitsege siis enda tundeid ja emotsioone. Siis see kaart siin all on meil müntide 8. See müntide 8 on selline pühendunud töötegija, et eks nädala lõpus tulebki teha ära kõik töö, tuleb teha hoolega, pühendunult ja siis saate rahulikult minna nädalavahetust nautima. Kuigi, kui ma nüüd siin vaatan, siis ei ole siin mingit nautimist. Teil on selline tunne, et te olete nii küll lõksu püütud. Ja te ei ise ka nagu aru. Need on teie peas olevad hirmud. Et tegelik olukord on midagi muud. Et kui te seda kaarti vaatate, siis tüdruk seisab siin, tal on silmad kinni seotud. Köidikud on tal lõdvad ja siin on mõõgad tal, aga need mõõgad on ainult siin eespool. Selja tagant on tal tee täiesti vaba, ta lihtsalt ei näe seda, sest ta on oma silmad kinni pannud ja ta ei taha näha. No ma ei tea, mis hirmud teil on, aga need on teil välja mõeldud. Et need hirmud võite ära unustada. Üleüldse võite te väga paljud halvad asjad ära unustada, sest sellel nädalal on teie lugemisse tulnud maag. Ma ei tea, kui mitu korda selle 2026. aasta jooksul teie lugemisse veel maag tuleb, aga praegu on ta kohal ja seda võimalust ei saa te lasta käest, sest maag täidab kõik teie soovid. Maag on selline kaart, kus te kohe võite soovida, no nii, et südame põhjast kõik soovid võite ära soovida. Maag on imeline kaart. Maag võib, no ma ei tea, te võite absoluutselt kõike saavutada selle maagikaardiga. See ei ole väga sage, et maag üldse lugemistes välja tuleb. Aga maag on võimas kaart. Maag on väga võimas kaart. Et mina soovitan teile nädalavahetusel, kui te olete rahunenud, oma hirmudest üle saanud, istuge maha, võtke valge paber, võtke pliiats ja pange kirja kõik oma kõige sügavamad südamesoovid, mida te iganes elult tahate.
Olete kõik ilusasti üksikasjaliselt sinna paberi peale kirja pannud, et te tahate endale roosipeenart kollaste roosidega ja siniste roosidega ja siis te tahate sinna veel midagi ja veel ja linnukesi sinna ja tänna. Ühesõnaga, ma tahan sinna jõuda, et pange üksikasjalikult kirja need soovid, mida te tõesti tahate, et täide läheksid, sest universum annab teile, aga kui te ei ole täpne, siis te saate midagi muud. Elu näitab seda, et küsite auto, saate vanaisa vanast sapaka, aga mitte seda Ferrarit või Hyundai'd, mida te soovisite, et pange kirja väga täpselt, mida te tahate. Kasutage seda võimalust ja soovige, soovige ja soovige, et see on nii võimas kaart. Ja universum kindlasti täidab teie soovid, kui te ainult oskate küsida ja küsida täpselt. Ma rõhutan veel kord, üksikasjaliselt pange kirja. Pange kirja kõik, mis teil on vaja. Pange kirja, ma ei tea, pange see rooside pikkus ja sordi nimed ka kirja. Need on lihtsalt näited, et on roosid, te võite õunapuid endale tahta. Või te võite endale, ma ei tea, mida iganes te võite endale soovida, et maag on just see kaart, mis teile nagu kõike seda annab, mida te iganes soovite. Et see on nagu väga-väga super, väga super nädala lõpp, väga super viimane kaart. Aga ma olen lisaks võtnud siia ühe kaardi veel teile oma sellest karmatervenduse kaardipakist ja vaatame, mis kaart teile siis tuli, mida sellel kaardil teile öelda on. Ahaa, aktsepteeri oma saatust. Jaa, et sa võid olla kindel, et iga samm, mida sa astud ja iga valik, mida sa teed, viib sind edasi just seda teed mööda, mis on sulle saatuse poolt määratud. Et see on see tõeline rada. Et mine seda rada mööda. Ära vaata tagasi. Usalda. Usalda iga seda sammu sellel teel, mida sa käid. No see on see samamoodi jälle see universumi usaldamine, et kui palju me usaldame enda elu ja saatust nagu universumi kätte. Et aga sul on võimalik maagilt soovida ja sul on tõesti võimalik saavutada väga palju. Et maag on väga võimas kaart ja mul on väga hea meel, et ta välja teile tuli. Et mina soovin teile suurepärast nädalat. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.